No rahvaluvi on nagu näha, et panime ennast ilusti siia paika ja kohe on inimesed uudistamas ja tegelikult kõige selle asja taust on siis sõna Vignale. Just, et Ford on siin tänavusel Genfi näitusel väljas oma Vignale nii-öelda selle alambrändiga, mis peaks Fordi viima siis senisest kõrgemale premiumautode klassi ja Vignaled on just need samad küll juba võib-olla meile tuttavatest mudelitest siis Mondeost ja S-Maxist ja Galaxyst tulnud, siis üle minu õla saab näha Vignale Edge'i. Ja Edge on muidugi midagi nii uut, mis saabub Eesti autohuviliste ette alles mõne kuu pärast ja see saab olema siis Fordi maasturitest kõige suurem, kui me võtame EcoSporti Kuga, mis ka siin uuena on see aasta välja toodud ja Edge siis kolmandana, siis peaks ütlema, et Fordi nii-öelda see maasturi valik on saavutanud oma täiuse. No peabki vist sentimeetriga käime üle mõõtma, ega see Kuga tundub ka suhteliselt suur auto. Nii ta on, aga siin me võib-olla Eesti autoostja jaoks on kõige olulisem just nimelt see uus Kuga, sest just selles klassis, kus valitseb üks H-tähega mark, on Kuga võib-olla kõige olulisem uudis tänavusele Fordi Genfi väljapanekule. Ja see on nii äsja esitletud, et ka mina ei ole jõudnud veel ise oma pilku peale panna. Igatahes tundub, et siin on välimust palju. Fordi puhul ju tegelikult ega ei ole vaja kellelgi kahelda, et sisu ei ole, kui välimust on. Sisu on olnud Fordil kogu aeg. Nii ta on, jah, just. Selge on ju see, et eestlane on maasturi rahvas ja mitte ainult Ford, siin ka teised autotootjad, mõned, kes pole üldse maasturi turul on nüüd väljas. Täpselt nii see on, jah, kui siit ringi vaadata, et siis tundub, et tänavuse Genfi põhilised võlusõnad on autonoomne juhtimine või see nii-öelda see autonomous driving kõikidel vähegi tõsiselt võetavatel markidel on oma nii-öelda isesõitvad autod tänavu välja toodud ja nii loomulikult ka Fordi. Ma saan aru, tee see Vignale nagu mõiste lahti, et see ei ole selline auto, mida me saame eraldi osta, vaid see on nagu siis, see on lisavarustuse pakett. Vignale on jah, veidikene enamat kui lisavarustuse pakett, et ta on pigem ikkagi selline alambränd, ütleme võib-olla kõige lihtsam oleks paralleele tõmmata Toyota ja Lexusega just, siis Vignale on nii-öelda see Fordi Lexus, mis peaks meelitama siis selle kallima otsa kliente. Siin on puhas nahk, ma just siin tehes eile aega parajaks lugesin, kuidas kogu see värvikiht on jaanalinnu sulgedega üle käidud, nii et ei tekiks mingisugust tolmukübetki, et viimistlusega peale pannakse tohutult suurt tähelepanu siin.